Yes. Normid tibud ju. Me pole mingid tibud. Me oleme fucking tüdrukud. Lahe intro. Kas polnud? Sitaks kõva. Selle intro autor oli Reigo Metsik. Aitäh sulle, Reigo! Aitäh sulle Mega ausalt. Ja ma pean tunnistama, et Reigo suutis selle asja kokku panna nii kiiresti meie jaoks. Me olime nagu mingi dude, we need it now. Nagu nüüd kohe. Ja siis me olime nagu mingi no ma mõtlesin küll, et me kindlasti ei saaks seda. Aga ta tegi, ta sai hakkama. Ja ma ütlesin talle, et tegelikult selle algusega, et põhimõtteliselt lihtsalt pane see toimima ja ei andnud väga palju juhiseid ja vend pani siukse asja kokku lihtsalt, nii et respekt, Reigo. Aitäh sulle. Aga tervist! Minu nimi on Eliis, a.k.a. Grünts. Mina on Karmeli, a.k.a. Psüüiskond. Ja koos me oleme tüdrukud! We are here. Finally! Aitäh, et ootasite meid esitaks tegelikult, ausalt. Me lubasime, aga me isegi ei oodanud, et teid nii palju juba, et nii paljud hakkavad seda ootama meie Instagramil vist juba mingi 800 jälgijat vist või 7. Hetkese seisukorraga küll, jah. Mis on, aga see ongi nagu, inimesed tulevad meie juurde nagu mis on siis see täpselt? Mis asi see on? Mis on? Jaa, nagu inimesed jälgivad ja nad ei tea isegi, mis asi see on. Ja siis ma olengi nagu mingi, et tegelikult, et nagu mingi esimene asi, mis ma ütlen neile, et ausalt nagu aitäh, et sa jälgid meid, isegi kui sa ei tea, mis asi siis on. Nagu see big respect. Ausalt, et te ootate meilt midagi ja me üritame anda selle täpselt selle, mida te ootate või siis mida te olete nagu davai, ma tahan teada, mis asi see on. Ja nüüd te saate oma vastused. Tüdrukud on saade, kus me räägime ausalt, avameelselt ja ilma filtrita elust, suhetest, meestest, naistest, situatsioonidest, kogemustest ja muust kõigest. Kõigest, mida teie hing ihkab. Meil on teadmised. Absoluutselt. Lihtsalt peaks ütlema, et see ei ole nagu siuke, et mida ma näen viimasel ajal hästi palju nagu mingi hästi tarka juttu. Meil on pigem selline, mida sa räägid oma Möla. Täpselt, pigem. Mida sa paned hommikul tüdrukud, hakkate hommikul meiki tegema. Panete käima video. We got you. Lihtsalt kuulake ja võtke ise, mida te võtta tahate sellest ja võib-olla õpite midagi, võib-olla ei õpi, võib-olla lihtsalt meelelahutus. Ja nii ongi. Ja nii täpselt ongi. Jah, see on jutt, mida sa räägiksid võib-olla oma sõprade või sõbrannadega ja kui sul ei ole selliseid sõpru või sõbrannasid, kellele sellist juttu rääkida, siis sul oleme meie. Oleme sinu uued parimad sõbrannad. Tüdrukud. Ja vahet ei ole, kas see poiss või tüdruk. Selles suhtes, et me jagame nõuandeid tegelikult mõlemale. Me võib-olla vaatame pigem siis nagu tüdrukute vaatepunktist asju. Kindlasti. Aga ka siis poisid saavad selle järgi õppida, et võib-olla mehed või poisid väga tihti ei tea, kuidas naised ennast tunnevad, naised ei tea, kuidas mehed ennast tunnevad. Ja neid mehi on nagu... olemegi siin, et selles suhtes teid aidata, nagu mitte ainult tüdrukuvid, selles suhtes ongi mõlemaid pooli, sest et nagu miks meie täna siin oleme, on üks suur põhjus see, et me näeme lihtsalt, et nii palju broadcast'e on kuttide poolt. Kuttide arvamus või siis meeste arvamus, aga siin oleme, anname teile naiste arvamust. Just nii. Aga alustame siis. Alustame, davai, let's go, let's do this! Alustame siis kohe kogemustest. Sest tahame me seda või mitte, siis kui mitte iga päev, siis vähemalt iga nädal juhtub meiega midagi, mis on väärt rääkimist. Absoluutselt. Ja juhuslikult see nädalavahetus pidasime me minu sünnipäeva. Ma sain 20. Let's give it a clap. I made it! Ma arvan, et ma pean siin korra pausi tegema. Liis ei olnud, lihtsalt oli nagu terve õht, oli nagu saate aru, mul tuleb 2 ette. We're all been there. Meil on nagu mingi, meil nagu üks olnud ees nii kaua. Ja kui sul on üks sees, inimesed ei oota sinust nii palju, kui siis, kui sul on 2 sees. 2 sees.
sa oled grown up. Jaa. Sa pead täiskasvanud. Sa pead midagi juba saavutama eluga. Sellepärast me siin olemegi. Ma sain 20, jäi, ma tegin saate. Ei, ma arvan, ei, selles suhtes. Give it one. 20. Let's do it. Ühesõnaga, jätka. Sain 20. Pidasin oma sünnipäeva. Mega tore õht oli tegelikult. Mul tulid sõbrad külla. Mõned tulid Tartust, Pärnust, Viljandist. Ausalt, mu süda läks tõsiselt soojaks ja mega tore õht oli. Me mängisime mänge, me niisama jaurasime ja ülilõbus oli. Absoluutselt. Kuniks oli aeg minna vanasse heasse Hollywoodi. Yes. Me ei käi tihti klubides. Väga tihti mitte. See on nagu siuke, et kui sõbrad kutsuvad, vaata, et midagi kursis, kusjuures oma nagu mingi pidudega vaata, et nemad, kas on midagi esinevad, midagi, siis me läheme, toetame, alati toetame oma sõpru. See on kindlasti. Ja me läksimegi, toetasime oma sõpru. Jah, sest üritus oli korraldatud meie tuttavate poolt. Ja kuna mul oli sünnipäev, siis ma sain väikse ole ka, eks ju. Igatahes läksime eraldi taksodega, siis sa läksid ees ära juba oma venna ja veel paari. Kuna meid oli nii palju. Ja meid oli ikka normaalselt mingi 4-5 taksot vist läks. Aga me saime seal kokku ikka suht hästi ja siis ma korra kartsin, et okei, et see on nii palju rahvast ja kuidas me kokku saame. Aga me saime hakkama. Weekend ei olnud või Beach Grind. See oli väga hea, see on Hollywood, kõik teavad, kes on Hollywoodis käinud. See jõle väike koht seal nagu, isegi kui sa nagu ei saa telefoni teel nagu kokku lepitud, kus te kokku saate, siis te mingi hetk kohtute. See on nii väike. Jah. Igatahes sina läksid oma venna ja paari meie sõbraga. Ja mina läksin ühe härraga, kellega ma olen siis rääkinud mõnda aega. Huvi tundnud. Ja ikka taksosõidu ajal kerge siuke flirt, värgid, särgid. Jõudsime Hollywoodi. Härra viskas isegi mu kasuka ära vapsi. Gentleman. Poisid, õppige. See on väiksed asjad, mõjutavad. Jah. See oli väga nummi. Ma räägin, sulle jäi kohe meelde. Võib-olla tema jaoks oli siis siuke, ei ole midagi, ma panen ära, ei ole. Aga sinu jaoks on ja räägid mingi 2 nädalat ja sellest, kus koitis sinu fucking kasuka ära. Ausalt, ma arvan, et the little things matter. Ja, kutid, ma arvan, et see on siuke punkt, mida te peate praegu siia kirja panema endale. Ja võtta märkmik ka. Märkmik lahti. Little things. Igatahes, oota. Läksime siis, kes on Hollywoodis käinud jällegi, garderoobist läheb trepp üles tantsupõrandale. Ja kui selle härra jalg tantsupõrandat puudutas, oli ta läinud. Nägemist, kapten. See on klubis kogu aeg nagu, sa nagu kohe... Kus on sinu esimene koht, kus sa lähed? Kas sa lähed baari või sa lähed esimene korda? Tantsupõrand, ma olen sinna. Kuhu sa esimesena lähed? Ma isegi ei tea. Ma olen baari. Ma olen lihtsalt nagu, ma olen sinna. Kas ma olen piisavalt täis selle jaoks? Ja siis ma olen baari. Sa lähed Hollywoodis baari, siis sa nagu küsid menüüd, nagu sa veel otsustaks vaata, aga tegelikult sa juba tead, mida sa võtad sealt. Ja kuna ma olen nagu broke bitch, siis ma nii võtan selle koroonas. Aga ma vaatan seda menüüd, mingi, mis kokteilid siin? Täna võibolla võtame midagi huvitavat. Üks koroona. Mul on hot shotid. Ja, seda ma tean. See on nagu, ma lihtsalt tunnen, et energia, kohv on seal. Mul on energiat, vahukoor, magus armast ja shot kõlab hästi, sest ma tean, et mina ei ole see vend, kes suudab mingi jooke või mingi asju võtta. Ma pean alati shotte võtma. Okei. No me oleme veits erinevad selles osas, aga Karmeni teeb tavaliselt mul hot shotid välja, nii. Ma ei tea, mul on mingi thing jäänud. Liisa, if you're watching this, kuidagi nagu algus sai sellest, et ma... Oota, ma alustan. Meie operaator.
lambist me oleme järgmine cut, me oleme koos. et on siis, see on ilma filtrita saate. Ilma filtrita. Et ühesõnaga, kuidagi alguse sai kuskilt sealt, et me hakkasime hot shot'e tegema ja sealt see jäi ja nüüd ma nagu tunnengi, et ma ei tea ühtegi muud shot'i peale hot shot'i. Ma olen esimene asi, mida ma küsin klubis on, vabandust, kas teil on hot shot'i? Ja kindlasti peab olema vahukoor, mitte kohv. Nagu see kohvikoor, vaata, mõned päevad lihtsalt seda kohvikoor peale. See on nagu mingi... Mida? Am I a peasant too? Mul on vahukoort vaja. Okay, whip that shit up! Jaa, kuule, okei, meil on muu teema siin tegelikult. Muid, ei. Räägime hot shotidest, what the shit. Muideks, ma käisin suvel ühte tüdrukute pidu pildistamas ja noh, tüdrukud ikka tead, lähevad hulluks, hakkavad hommikul juba jooma, värgid, särgid. Ma sain väga huvitava asja teada. Kas sa oled kunagi hot shoti kõrrega joonud või? Sa mõtled see, mis põleb nagu legit? Ei, nagu sedasama kohvi või mis on liköör, kohvi, vahukoor. Kas see tuleb nagu paremas, et nagu õiges? See nagu mulle meeldib koos võtta, aga see oli ka väga huvitav, et nagu äkki mõndadele teist meeldib, nagu kui sa jood kõrrega hot shoti, sa saad kõigepealt selle kange vaata, siis sa saad kohvi ja siis saad lõpuks selle magusa vahukoore. Ja nagu see võib ka nagu hea olla, see on nagu free course meal, vaata! Korraga. Mis tuletas mulle meelde praegu seda, ma läksin Lätti. Minu meelest ma olin Lätis sel hetkel. Ma olin oma mehega driftil, läksin drifti peole, hiljem edasi nagu ikka tavaliselt meil on plaanis. Igat peale drifti on alati nagu mingi siuke lebo, chill, tehtud, ta on tähistamine. Absoluutselt tähistamine. Ja ma läksin sinna, see jutt enne ei olnud oluline, aga ma läksin sinna julgejutuga. Mulle palun 5 hot shot'i. I got you girl tuleb sealt, mingi davai, paneb mulle valmis, paneb põlema need, saad sa aru, ma olin seal mingi kutid, ma ei tea, mida ma tegin teile praegu, aga nagu see põleb ja see oligi see, ma tuli kõrrega meelde, vaata, seda on see, mida sa pead kõrrega jooma, sest et see on see, et see põleb, sa ei saa nagu juua, sa pead nagu kiirelt. Ja see oligi see nagu mingi, ma lihtsalt tean seda, et sa pead mega kähku seda tegema, sellepärast et see kõrs on nagu plastmassist, vaata, siis ma pean ära kohe. Sa pead nagu kohe, lihtsalt kohe sisse seda võtma endale. Ja siis üks sõber meil oli seal lihtsalt mingi üliaadlaselt, see on mingi kõrs suras seal juba mingi põles lihtsalt otsast mingi... Tõmba mingi kemikoole sisse. Jaa, ei, see on, aga noh, ma ei tea, see oli huvitav. Selles suhtes, et ma ei ootanud seda ja ma olin lihtsalt, see tšikk oli nagu selles suhtes ka nagu, ma ei taha nagu halvasti öelda, aga nagu meits amatöör. Ta läks seda alkoholi veits maha ja kui ta põlema pani, siis see laud läks ka samamoodi põlema sealt ümber. Siis ta mingi üritus seda seal mingi, ma olin jumala segaduses enne seda juba, ma olin nagu, miks sa nüüd põlema, ma olin nagu, kus on mu vahukoor? Nagu mingi, ma olen juba natukene nagu enne seda nagu soojendan. You're making it so hard. Mingi anxiety tuleb peale, lihtsalt mingi, miks need joogid põlevad? Aga nii on, ühesõnaga. Hollywoodi tagasi selle jutuga. Hot shotid, koroona, all you need. Ja, läksime tantsima. Mega hea pidu oli muideks, Flex soovitan kõigile. See on tõsiselt hea muusika, hea vibe, hea pidu. See on, ma arvan, et see on meie tüüpi muusika. Jah. Nii et kui teil meeldib rap, hip-hop, R&B, all that shit, siis minge Flexile. Kui te olete 18+. Ma käisin esimest kord. Ei, kusjuures ma valetasin. Ma käisin enne mingi korra veel Flexil, aga see oli nagu siuke, et ma käisin korra läbi ja ma pidin minema... No, ühesõnaga olid asjaolud, et ma pidin sealt kiiresti lahkuma, aga... ma ei saanud sinna kaua jääda. Aga lihtsalt see, et see oli nagu esimene Flex, kus ma nagu reaalselt olin nagu davai, ma naudin, ma nagu olingi sealt enne, läksin korra sisse, korra välja, aga siis ma nagu olin seal. Ehk siis ma olen nagu väga rahul. Minu meelest oli kõige tuusam ongi see, et sul on nii palju tuttavaid seal. Tuttavaid ja nagu see korraldajate tiim ise, nagu see nagu... Nad haibivad sind üles, nad on ise laval tantsivad ja siis sa ise oled ka mingi yes! Ma arvan, et ongi see, et nagu teistel pidudel nagu see haip on nii palju madalama levelil. Nagu pannaksegi mingi DJ pulti lihtsalt on nagu, ma ei tea, tantsiga vaata, aga seal on nagu see, nagu korraldajad ise ka nagu panevad hullu või korraldustiim.
igatahes olime Flexil. Härra kadus ära. Ma olin nagu okei, whatever, vaata. Ma olen oma sõpradega siin, läksime, tantsisime, panime hullu, tegime hotshot'e ja siis läksime teisele korrusele. Me käisime vist vetsus ja siis kell oli juba suht palju, me olime mingi paar tundi seal olnud, mingi tantsinud. No hingata niikuinii seal ei saa ja sa higistad ennast täiseks, siis nagu sellepärast ka me klubides palju. Ja. Kindlasti vaata, mõned inimesed on nagu mingi, issand jumal, sa oled gruppi, miks sa ennast nagu nii nagu, ma ütlen nii, et kuidas öelda, et sa paned ennast nii õhukeselt ja hästi nagu paljastavalt inimesse. Ma olin nagu mingi esimest kord elus. Ma ei lähe ellu muidu. Ma läksin pusaga. Vähemalt ma võin nagu särgi alla. Ma läksin pusaga. Ma olin nagu mingi, ma saan hakkama. Et see on nagu part of the outfit. Ei. Ma saan nagu... See pusa tuli 10 mintaga ära. See on lihtsalt nagu kuhu ma selle panen ja see ongi see, et sa ei lähe alla mingi garderoobi kaast eraldi panema. See lihtsalt ongi, sa pead selle Google'i endale nagu panema, sest sul on nii palav. Jõuame jälle selleni Hollywood, nii väike, nii umbne selles suhtes, et ma saan väga hästi aru, miks te kõik tahate seal poolpaljad olla nagu. Nii et go for it. Nagu minge rinnakute veel, me ei charge'i mitte kedagi nagu. Ma olen nagu lihtsalt, et ma olen loll, et ma pusaga tuli. Mingi stupid Carmeni. Nii, oota, story. Läksime teisele korrusele ja siis Karmel oli veidi tõbine. Ja, ehk siis ta tahtis veidi varem koju minna, mul ka tegelikult juba oli nagu hingamisraskused ja palav oli ja veid süke rõve ja läbi higistanud ja mõtlesime, et läheks minema. Mõtlesime, et otsiks härra üles, et äkki soovib koju tulla. Okei. Nüüd läheb tüdrukuteks raiske. See olukord, ma reaalselt arvasin, et siuke olukord on võimalik filmis. Ma olin nagu mingi okei, Eliis, ma pean lahkuma või nagu, et tõesti, et mul on siit olla, ma tahaks homme elada, mu tervis lihtsalt annab otsad, ma olen niigi ületanud oma kõiksugused piirid. Ma lahkun, kuna me elame Eliisiga väga lähestikku, siis ma olingi, et Eliis, et kas sa tuled nagu minuga, lähme ühe taksoga või siis oled siin ja ma olen üksi ja siis on Eliis mingi, oota! Nii. Ma olen võtsin härra üles. Ma olen jah, et kus mu härra on. Ma olen võtsinud üles. Ja me oleme, tuletab meelde, me oleme Hollywoodi teisel korrusel. No seal on see rõdu. Ja ma olen nagu mingi, okei, võtan oma sihiku paika nii kainesti võimalik. Kus on härra? Terve selle... Kotka silmaga lihtsalt. Ja, hullu. Ma olin nagu suhtes kindel, et ma ei leia seda. Nagu leia teda. Hollywoodis on raske leida inimesed, see oli full house reaalselt. Sipelga lihtsalt kõike. Aga ühesõnaga panin oma kotka silmaga keset tantsupõrandat. Osutus lihtsamaks. Keset tantsupõrandat. See oli lihtsalt nagu tõesti minu silmis oli seal tõesti prožektor. Otse nende peale. Jõuame sinna ja siis ma olen nagu Eliis. Ma vist leidsin ta. Tema või? Samal ajal mina, oodake, ma demonstreerin. Samal ajal, kui ma näitasin Eliisile, kus ta on, ma olin nagu Eliis. Mul on skitt. Tema või? Summib sisse. Filmi. Ausalt nagu, ma olin lihtsalt minu ainuke mõte peas sel hetkel, et Eliis, kui sa järgmine hommik ei mäleta, siis I got the proof. I got you. Ma olin lihtsalt nagu, ma ei tea, ma olin nagu esimene mõte filmi lihtsalt. Aga see oli lihtsalt minu jaoks nii naljakas, et see on väga halb, aga samas nagu mul ei ole kunagi elus siukest asja juhtunud. Mis ei öelnud, mis asi see oli veel? Alguses sa pöördusid minu poole 2 korda. Esimene kord oli see, et sa olid nagu, ta on seal, vaata. Tantsis mingi Biffiga. Okei, mulle meeldib ka tantsida. Nagu tantsi, kui tahad, vaata. Mul ei ole tantsimise vastu mitte midagi. Ja siis, kui ta selle telefoni välja võttis,
siis sa olid nagu mingi, okei, oota, nüüd ma pean telefoni välja võtma. see oligi nagu mingi 2 sekundit nad veel tantsisid, nii et see oli perfect timing. jah. ja siis järgmine hetk. Vend reaalselt sõi selle Biffi nägu nagu ausõna, jaa, nagu legit grindisid, panid tatti, mul on hea meel, et sellel vennal veel nagu till väljas. ausalt, see oli rets. See oli lihtsalt nagu mingi, kuidas sa reageerid sellises olukorras. Nagu Eliis, räägi. Mida sa tegid? Mis siis nii-öelda minu versioon on, mida sellises olukorras teha, kui kellelgi teil näiteks peaks siuke asi juhtuma, siis ära tee mitte midagi. Reaalselt sa muutud kummituskaspariks, sa ghostid selle venna nagu nii hullult, et ta isegi ei mäleta, et sa eksisteerid. Nagu ma tean oma väärtust ja ma ütleks sellise venna kohta Vända gangster. Vända fucking gangster. VG, see on lihtsalt VG boy. Aga on nagu Vända gangster as known as fuckboy. Eestikeelne ümbersõnastus, termin. Ja me ei tegele Vända gangsteritega. Kellelgi pole aega selliste vendade jaoks. Me oleme ennast austavad tüdrukud ja me ei tolereeri, kui meid ei respektita, kui meiega niimoodi käitutakse, ehk siis thank you, next. Absoluutselt. Aga me rääkisime ka sellest ja Karmenil on oma versioon, mis on ka väga hea ja me toome mõlema versiooni plussid miinused, ma arvan ka välja, nii et räägi oma versioonile. Minu versioon on siuke, et kui ma tean ennast ja ma tean seda, et ma ei suudaks vait jääda. Nii et tegelikult see, et Eliis suudab olla vait, mitte midagi öelda, ghostida, on minu jaoks nagu väga suur respekt, ausalt. Sest mina seda ei suudaks. Minu esimene asi oleks see, et okei, girl, ma nüüd lähen. Läheks sealt Hollywoodi trepist alla, otse joonest tema juurde ja küsiks selle kuti käest, et või midagi tekitaks mingi situatsiooni selle kuti jaoks, et see tüdruk, kellega ta seal sel hetkel koos on, saab aru, et meil on mingi teema ja mingi poolik asi. Ühesõnaga, minu arust eestlased üldse nagu tüdrukud ei ole sellised, et mul on savi, mis sul temaga on, et ma lähen edasi vaata oma asjaga. Nad on nagu mingi excuse me, vaata, et nagu Vända gangster mitmega see ringi pane. Exactly nagu, et respect your girl on selle nimi. Girl code. Ja absoluutselt girl code. Nagu sul peab olema see. Nagu tõesti austame üksteist. Tehnilised probleemid. Katse täis, nagu ikka. Me räägime liiga palju. Meil on teile nii palju, mida räägime. Lobiseme. Ja ma läheksin ühesõnaga tekitaks sellele kutile mingi situatsiooni, kus see tüdruk saab aru, et see kutt vahet ei ole isegi, kui ma olen praegu temaga koos, nagu see ei ole väärt seda. Ma tekitaks situatsiooni, kui mina pean minema üksi koju, siis läheb ka sina üksi. Nagu ei ole ainult mina. Nii et igatahes mõlemal minu ja Karmeni versioonil on nii häid kui ka halbu külgi ja vali, kumb on õige sinu jaoks. Okei, tegelikult meie versioonidel või nagu tunneta seda Vända gangsterit, kellega sa tegeled, lihtsalt kummaga tema töötaks. Kui minu versioon, ma arvan, töötab nendega, et kui sa tunned, et see vend tegi sellist asja ja tal ongi endal jumala pohku, et ta seda tegi, ta niikuinii ei kirjuta sulle rohkem enam, siis vasta sina samaga. Kui sa tahad endast nagu nii-öelda mingi muljet, et ta tahad talle nagu nii-öelda tagasi teha, vaata, et ta kui ta arvab, et sa ei tea, sest sel hetkel oli meil see asi, et me olime suhteliselt kindlad, et ta ei tea. Ta ei saa mitte midagi aru. Ja ta ei tea, et sa nägid. Nii et nagu tantsupõrandal kõik on omas mullis. Absoluutselt. Anyway, aga
järgmine päev see härra vabandus mu ees ja kõik on hästi, nii et lähme oma eludega edasi lihtsalt. Ma ei hoia viha mitte kellegi peale ja nii ongi. Teie aga ärge nagu vihake kedagi või nagu kõik teevad vigu selles mõttes, et seal on alati mingi põhjus, miks inimene niimoodi käitub. Vahet, kui inimene vastab sulle tõesti niimoodi, et nagu ta nagu käitub nagu ta ei saaks aru, mis kui ta ongi grade A vända gangster, siis tal on jumala pohhui sinust ja nagu ta läheb lihtsalt oma eluga edasi ja paneb ringi nagu noori enes ja tal on ausõna jumala suu. Sa peadki läbi filtreerima, aru saama, mis asi on see VG ja kes on nagu siuke, et ta nagu mingi, oletame, lihtsalt korra jookseb oma sarvi maha, aga nagu teab, et ta tegi valesti ja ta kahetseb seda, et sa pead nagu sealt aru saama. Et selle me jätame teile koju enda teha. Aga ärge hoidke viha kellegi vastu, lihtsalt te teate oma väärtust, palun lihtsalt, et te olete amazing, kui keegi teile midagi teeb, see ei ole teie süü, see on nende süü. Ja mul on mingi see, et ärge kunagi võtke seda, et isiklikult. Sellises olukorras ongi see, et mulle meeldib nagu, et ma nägin Eliisi, et ta ei võtnud seda kuidagi isiklikult, et ta ei mõelnud, et issand jumal, et kas ma tõesti on... Kas ma ei ole piisav? Ja, kas ma tõesti on piisav teaks, aga see on kordagi öelnud, seda sa kordagi mõelnud, seda ma loodan. Ja nagu minu jaoks ongi see nagu see põhiline asi. Et sa tunnetad ära, et see ei ole sina, see on full on tema. Ja inimesed teevad välja asju purjus peaga, klubis, igal pool. Nii et olge tugevad, olge enesekindlad. We got you. Täpselt sammud. Liigume edasi. Oh my god, kaua me rääkisime. Joo! Järgmine teema. Meie lemmik. Igapäevane. DM-id. Instagram. A.k.a. direct message'id, a.k.a. otse sõnumid. Jälle eesti keel. Me üritame aidata, et kuidagi lihtsamini aru saada, et eesti keeldega viia neid asju. Aga nii on igapäevane probleem meie kõigi elus, ma arvan. Eriti naistel. Ma kardan ka, et naistel, eriti kes te olete nagu mingi üli good looking naised ja te olete natukene rohkem, keskmiselt rohkem enesekindlamad ja postitate rohkem. Olete aktiivsemad sotsiaalmeedias. Kas siis olgu see Instagramis, olgu see Tinderis, me kõik oleme saanud mega lamedaid, mitte läbi mõeldud, kohati isegi ahistavaid sõnumeid oma inboxi. Nii et räägime sellest. Räägime. Üks osa on see, et nagu mehed reaalselt tahavadki sinult ainult ühte asja, nad kirjutavad sulle otse välja mingi jou, kebome või kirjutavad mingi väga seksuaalse asja. Teine asi on see, et mehed lihtsalt ei oska kuidagi naistele läheneda ja ma arvan, et see on üks põhiprobleeme. Jällegi, poisid, võtke oma märkmikud välja, pange kirja, mida teha, mida mitte teha. Absoluutselt. Tüdrukute DM-ides või chatides. Aga ma siin kohal tooksin välja selle, et tõesti, et nagu Eliis oskab selle koha pealt rohkem rääkida, et nagu mis Tinderis on, sest et... Mul ei ole otseselt Tinderit olnud. Mul on olnud Tinder niimoodi, et mul just oli see. See oli mul umbes nädal aega. Ma ühe korra käisin seal swipe-imas ja siis, seal oli nagu... No, me pigem siis räägime sellest, mida meie sõbrannad on rääkinud meile, mis meie sõbrannad näidanud, mida me oleme näinud kuskil videotest, mis iganes. Kogemustest. See nädal aega, kui mul Tinder oli, swipe-isin nagu mõned kenad kutid ära, eks ju. Pooled neist ütleme, et kirjutasid ja ma ütlen ausalt, et enamuste nende esimene sõnum oli hei või hey babe. What the shit? Mida ma vastan sellele? Nagu kus see vestlus edasi viib?
sa ei saa seal mingit normaalset conversation'it nagu palun üritage vähemalt, mis kuradi hei, see ei ole isegi see, et nad muudaksid oma tervitustel mingi tere või tšau, kõigil on hei. Hey, it's me, the one you matched with. Nagu kui sa ei ole 10 mees kuradi Johnny Depp või sul ei ole Instagramis seda sinist linnukest, mis tähendab, et sa oled relevant, siis hei, ei tööta. Ausalt ei tööta tegelikult. See on lihtsalt probleem, mida nii paljud teevad, aga me ütleme teile kohe siin ja praegu, teil on võimalus muuta ennast, õppida sellest, mida me teile praegu ütleme. See ei toimi. Jep. Ei toimi, mitte kuidagi. Ütle järgmine point, mis ei toimi näiteks. Ühesõnaga, kõik hullem, nüüd on tüdrukud, teie oskate rohkem sellega seonduda võib-olla ennast. Kui esimene asi, mida poiss või mees kommenteerib, kirjutab sulle, on sinu välimuse kohta. Et hea keha. Seksikas keha. Sul on nii ilusad näojooned. Need rinnad. Nice perse. Nope. Ei tööta. Mida sa tahad, et ma vastan sulle peale selle, et kui ma üldse vastan? Aitäh. Thanks. Ma tean. Ongi kõik. Et selles suhtes, et see on nagu... See nagu näitab ette ära juba, mis su eesmärk selle pifiga on. Sa nagu lähened väga füüsiliselt. Mis on nagu see, et sa tead, et... Hashtag see pole okei. Hashtag see pole okei. Ausalt, what the hell, parim konto, see on nagu no sponsor needed, ausalt, jälgige seda. Nagu 4 päeva. Mehed lähevad lihtsalt straight on peale, ütlevad nagu, joo, ma tahan nikku. Või on nagu, sul on nice perse, ma tahan seda slappi. Või siis niimoodi, et see tundub tore. Kepiga. Et nagu kuidas, ja nagu nii tegelikult ka nagu nii sujuvalt lihtsalt, et sa nagu... Ma tahaks leida neid pihve, kes on nõus sellega või et on nagu, nad ei tea isegi venda kirjutab, hei, kepime, davai! Et tõesti, okei, võib-olla mõndade inimestega see toimib, aga siis sa saad aru, mida see tüdruk otsib, vaata. Et siis on nagu see moment jälle, et mida sa otsid. See ei ole ka üldse vale tegelikult, nagu kui sa oled pihv ja sa tahad lihtsalt keboda, siis do it. Kui keegi sulle vastab niimoodi või kirjutab sulle niimoodi, et do what you gonna do. Tegelikult ongi see, et esimeste sõnumitega, nagu isegi kui tüdruk kirjutab kutile, nende esimeste sõnumitega sa juba nagu you set the tone, vaata, nagu mis selles suhtes tuleb. Kui sa, ma ei tea, pihv saadab sulle kohe peale, ma ei tea, 5 minutit vestlust oma nude, eks ju. See on mingi okei, ta ilmselgelt tahab ka kebo, ma tahan kebo, davai kebome. Ja kõigil on vajadused, nii et nagu miks mitte, eks ju. Kui sa lähed selle peale välja, et sa tahad seda, siis muidugi. It's totally fine. Väga okei. Aga lihtsalt me räägime ka sellest olukorrast, kui sa ei otsi seda ja sa saad seda, et sul tuleb siuke nagu kommentaar või siuke nagu chat kuskile. Kui sa tahad tüdrukuga midagi enamat kui lihtsalt keboda või kui sa tahad temaga keboda ja sa ei ole kindel, kas tema seda tahab, tavaliselt keboga on see, et tüdruk peab initsiatiivi näitama, eks ju, tüdruk peab nagu nii-öelda oma approval'i näitama. Nagu palju meespervosi on seal, nii et enamus tüdrukud kardavad selliseid asju, nii et palun ära mine ja ütle DM-ides, et ta keha kohta midagi. Või no jah, kui sa nagu, et ongi see, et kui sa ei taha tõesti minna selle peale välja nagu, siis eks see kindlasti ole see muidu, mida me kõik ootame, see on loomulik. See on loomulik. Aga mida nagu see, et nagu, kui sa tahad ikkagi inimest tunda õppida, siis see ei ole see, kuidas... Me räägime sulle mängust, me räägime sulle, kuidas nagu tüdrukut... Läheneda. Ja lõppkokkuvõttes sa ikkagi ilmselgelt saaksid seda, mida sa tahad, aga sa pead ikkagi eeltööd tegema ja nagu vaeva nägema selle nimel. Muidu sa jätad lihtsalt endast VG mulje. Vända gangster, VG. Here we go again. Aga kui näiteks pihvil ongi nagu väga provokatiivsed pildid ja see on ilmselge, nagu kui tal iga teine pilt on pesupilt või bikiini pilt,
ja see on ilmselgelt mõlemad võib-olla tahaksite, ma ei ütle nagu kui sul on näinud provokatiivsed pildid, siis see ilmselgelt on nagu mingi kebo igalt vennalt, aga kui jääb selline mulje Biffist, siis võib-olla läheneda ikkagi ära mitte kunagi mine sellega, et nagu tšau, kebo tahad või? Nagu see on nii lame. Pane nagu natukene üritada. Veits mängi inimestega. Kui sa oled Tinderis, sul on mega hot biff, on ju. Tal on natukene rohkem nagu mingised siuksed, veits siuksed paljastavad pildid endast, on ju. Kujuta ette, kui palju mehi talle kirjutab. Kujuta ette, palju poiss talle kirjutab. Ja sinu asi ongi see, et sa paistad nendest 50 kutist välja oma lausega. Kui sa kirjutad talle, hei, täiega kena tšikk oled, savi, scrollib edasi. Aga anna talle midagi originaalset, midagi naljakat, midagi vaimukat. Isegi nagu need tüdrukud, kes lähevad selle peale välja, et jõuda sinna ühte punkti ainult, et nad ikkagi tahavad, et sul mingi iseloom oleks. Absoluutselt, midagi huvitavat. Ja toome näiteks näite, et te teaks, mida teha. Oletame, et Biffil on provokatiivsed pildid. Oletame, et tal on mingi bikiinipilt kuskil rannas, eks ju, esimeseks või teiseks pildiks Tinderis. Kirjuta talle, et mul on sama trikoo, mis sul. Me näeks sellel pildil nii head koos välja. No midagi, ma oleks üks mingi... Aga sa vastutad. See on naljakas. Ja selle nimi on teravakeelne huumor. Ehk siis nagu huumor viib sind nii kaugele naistega. Ja nagu kui sa oledki siuke alfa venn muidu ja sa kirjutad talle, mul on kodus sama trikoo. Nagu Biff kohe arvab, et sa oled oma seksuaalsuses nii kindel, et sa lihtsalt võid teha neid nalju, et mingi, mul on sama trikoo. Jaa, 100%. See on tõesti, see on nagu hea näide selles suhtes, et pre-created lihtsalt, et... Huumor, räägi huumorist meile, Karmeli, nagu kui palju see sind mõjutab? Ma arvan, et ma räägin väga paljude inimeste, tüdrukute ja ka samas nagu poisside jaoks on see väga tähtis, kui tüdruk on nagu, tal on hea huumorisoon, et ta saab aru naljadest, on ju. Et see on nagu nii atraktiivne, kui meessoost isik on naljakas. Peale selle, et ta näeb väga hea välja, aga ta ei pea nägema nagu mingi 10-10 välja. Vaata nagu igal tüdrukul, ma ei tea, kuidas kutid, aga igal tüdrukul on vähemalt nagu mingi visioon on ju peas olemas, on ju. Milline näeks tema 10-10 välja, on ju. Ja kui kujuta ette, on ju, et sul tuleb kutt, keda sa vaatad kuskil 50 ja siis ta vab oma suu ja ta on nii naljakas. Pum-pum-pum! Ta on 10-10. Nagu, ja see on isegi 11-10. See on nagu, see läheb välimus ei loeda. Jaa, tõesti, tegelikult ma arvan, et iga tüdruk peab läbi elama selle faasi, kus ta tunneb, et tal on vähemalt see tõestus, et välimusest ei piisa. Mina olen olnud seal, kuidas sinu kõlis? On olnud ülihotte kutte ja nad teevad oma suu lahti ja sealt ei tule mitte midagi. Ja see lihtsalt kukub. Jep. Sinu huvi kukub sama kiiresti kui nende punktid seal 10-st. Ja nagu ta võib olla füüsiliselt atraktiivne alguses, siis ta teeb oma suu lahti ja siis sa ei ole enam füüsiliselt ka nagu... Absoluutselt, see ei nagu üldse loe enam, kui palju ta trennis käib või kui suured ta musklid on või kõhu. Muideks sellepärast juuksivennad on nii šokis, kui mingi 10-10 biffid või nagu 90 biffid, nagu mega hotid biffid on koos mingite vendadega, kes on võib-olla mingi 60 või 50 või isegi allapool. Nad on mingi, mis mõttes, vaata, ma käin iga päev trennis, nagu ma mingi ülinaiskea. Miks ta mind ei taha? Sest need vennad, kellel on mingi dad-poosid, kuidas me ütleme, papsikehad, nad ei käi iga päev juuksis. Nad on fucking naljakamad sinust ja võib-olla voodis on ka paremad. Ehk siis that's why. Tegelikult ongi samamoodi, see on nagu see inimene, kes käib trennis iga päev, on ju, see kutt sul või see tüdruk oletada, on ju. Ta on nagu nii enesekindel, et see, kuidas ta välja näeb, et võib-olla ta ei pruugigi aru saada, et ei pruugi ollagi nagu voodis absoluutselt nii hea, on ju. Et ta on lihtsalt enesehinnaga nii kõrge ja mina näiteks tahaks endale kutti, kellel läheks kauem näiteks hommikul nagu valmis saamisega.
kui minul endal onju, et nagu või kes veedab oma aega rohkem juuksis kui sinu. jaa, ei, absoluutselt, mulle meeldib see kutt, kes nagu see särk sobib. ja Netflix on chill, lähme võtame Maci pühapäeva hommikul. ja samal ajal teeb nagu lihtsalt ja samas ta nagu, tal on nii hea huumorisaam. Nagu minu jaoks on see väga tähtis. Aga ma arvan, et sellest meil saame veel pikemalt rääkida mõnes teises episoodis, nii et stay tuned. Aga liigume edasi, siis me ei räägi, nagu me alguses ütlesime, siis me ei ole ainult tüdrukute poole peal või tähendab, me ei ole ainult poiste poole peal, me ei ole ainult tüdrukute. Me ei vali pooli, me anname teile mõlemale sugu. Mõlemale soole me anname soovitusi. Absoluutselt. Ehk siis mõlemast vaatepunktist. Ja minu arust DM-idega kutid saadavad leime DM-e, tüdrukud ka. Ausalt öeldes suht suva, sest et nagu tüdrukutel on see palju lihtsam, aga ikkagi meil on paar nõuannet ja see on tegelikult probleem, et tüdrukud ei võta tänapäeval initsiatiivi, nad arvavad, et mees peab neile esimesena kirjutama. Ausõna, kui sa tunned huvi, lihtsalt kirjuta. Ja kuidas kirjutada? See nagu... Jällegi, see on nagu hästi palju tuleb ette seda, et kui tüdruk tunneb, et on nagu... Sa näed väga hea välja, sa tead seda, selle ei ole mitte midagi halba. Tere! Käi! Mul on räigelt vetsu ja kas me võime vetsupausid? Vaata mu kohe. Vaata. Vaid oot! Ei! Valime korra ära. Teil olemas tagasi. Jutt jäi pooleli siis selle kohe veel nüüd. Tüdrukud. Sa ei saa õige moment. Tüdrukud. Slaidige DM-idesse. Ja ongi, täpselt. Ma saan aru, kui sa tead, et sa oled jõle hea väljumusega, sa näed üli hea välja. Sa arvad, et kõik kutid peavad ise su DM-i langema. Ma ütlen sulle päris ausalt, ei. Need asjad nii ei käi. Sul on vaja iseloomu. Täpselt seda, millest me enne rääkisime. Sul on vaja veits iseloomu, et näidata kutile samamoodi nagu... Miks mitte ise kirjutada DM-idesse? Samas, kui sa oled nagu täiesti 10-10-st, nagu sa tead, et sa oled pommi, sa ei pea väga palju tegema, et mingit kutti saada. Sa kirjutad talle mingi hei või saadad mingi emoji ja nagu see kutt on juba su ukse taga. Ongi, täpselt see, mida me enne rääkisime, et kutid ärge tehke, siis mingi kutruk sa tead, et sa oled nagu mingi... Omates siis sa võid seda teha. See on nagu sellised üksikud variandid, kus need toimivad tõesti. Et väike tähelepanu andmine kutile, kui ta mingi okei, palavaks kiskus. Aga kui sa ei ole 10-10-st nagu meie ja enamus, siis mida me teeme, Karmeli? We're doomed! Sa pead veits oma aju kasutama ja oma naiselikku šarmi. Ole naljakas samamoodi nagu poiste suhtes. Huumor alati. Kuhu me jääme? Meil on nii palju mälukaardi probleeme. Jaa, me veel õpime. Me oleme veits amatööritel. Igatahes Biffid, slaidige kuti DM-i näiteks niimoodi, et kirjutage talle otse välja. Hei, ma arvan, et sa oled nunnu, sa oled hot, sa näed hea välja, mida iganes. Mehe ego juba tõuseb, boom, olemas ja te hakkate rääkima. Lihtsalt natuke enesekindlust enda suhtes, väga palju enesekindlust nagu annab edasi nagu selle kuti suhtes, et ta tunneb juba. Et sa üldse julgesid kirjutada talle nagu see. Ma räägin, et tüdrukud tänapäeval ei kirjuta. Ja see, nii et kui sa kirjutad juba, see on nagu pool võitu. Nii et ole eriline. Ja minu arust üks suurimaid nõuandeid, mida tüdrukutel on, üks oli see, et ole enesekindel, eks ju, tea oma väärtust, nagu süvenda endale ajus, et you're the fucking shit, nagu sa oledki. Ja sa oledki ja nagu mida rohkem sa seda teed, seda rohkem sa ei viitsi tegeleda mingi mõttetute vendadega, kes sinust ei arva nii palju. Sa tead oma väärtust. Sa tead oma väärtust. Sest iga hommik oled nagu mingi... I look fire. See outfit on bomb as fuck.
mu juuksed, pommes fuck. Mu nägu, pommes fuck. mina, pommes fuck. ühesõnaga, see on see, mida sa pead endale ütlema iga päev peegli ees. Ja see toimib. See on nagu, you fool in no one. Nagu selles suhtes, et see lihtsalt ütled midagi ilusat endale ja saad saada see üks lause, mida sa hommikul ütled endale, see nagu annab sulle terveks päevaks lihtsalt sükest. Enesekindlus teeb inimesed nagu poole atraktiivsemaks. Mulle meeldivad enesekindlad inimesed nii väga. Nad annavad sulle, kui sa juba näed enesekindlat inimest, saad nagu mingi nagu mingi God, I wish I was you. Et nagu lihtsalt see enesekindlus vahetele, kes sa oled. Lihtsalt it works. Ja teine asi veel on huumorisoon. Näiteks see on ka Biffidele teine asi, et nagu kutid võib-olla viskavad veits rohkem nalja kui Biffid oma vahel, eks ju. Ja mida ei tohiks teha on see, et sa ei tohiks võtta nalju väga tõsiselt. Et näiteks nagu me enne ütlesime, et siuke teravakeelne huumor on väga atraktiivne nii naistele kui ka meestele. Ja sorry. Mõte tuli. Et nagu ära ole siuke, et ma ei saa aru. Miks sa mulle nii ütlesid? Kallis, miks sa mulle nii ütlesid? Miks sa minuga selline oled? Ole nagu mingi, et pane vastu midagi, lihtsalt nagu pane, nagu kutt on niimoodi, võta kutt sõnatuks, ütleme niimoodi. Kutt oleks sellist, ma ei mõelnud, et siuke hea comeback tuleb. I like you. Mul on parimad suhted olnud kuttidega, kus me nagu roostimegi üksteist ja mitte kumbki meist ei solvu, me võime mingi täiesti debiilseid nalju teha ja it's fun, nagu see hoiab asjad huvitavana ja nagu mida vähem tõsiselt sa asju võtad, seda reaalselt lõbusam see elu on. Elu ei ole nii tõsi. Ei olegi ja suhted ei ole nii tõsised, kui te olete nagu mingi okei, me oleme nüüd koos, me loome pere, me oleme nüüd, mängime maja, värgid, särgid. Aga ärge üle piiri sellega minge, selles mõttes, et kui sa ütled oma naisele hommikul voodis, et ta näeb välja nagu randa uhtunud vaal, siis nagu see ilmselgelt lähes. Eks siis hoid see piiri. Võtke oma märkmikud lahti. Hommikul mida naisele öelda? Randa uhtunud vaal. Ei, aga õudselt. Küll ta mingi comebacki teeb. Ei, ärge tegi seda, palun. Okei, kui see tüdruk on mingi väga hea huumorisoonega, siis ta tuleb sulle mingi comebackiga vastu, siis sa oled nagu leia endale see tüdruk, kellel on see comeback. Igatahes tüdrukud, ärge võtke asju tõsiselt, võtke asju huumoriga ja absoluutselt. Elu ei ole nii tõsine ausalt ja inimesed ei taha sulle tegelikult nii palju halba, kui võib-olla sa arvad, sulle tundub. Aga tegelikult ongi, nagu mida lõbusam sa, nagu lõbusamaks sa enda jaoks selle kogu situatsiooni teed, seda paremini sina elad. Paremini seda õnnelikum sa oled. Jaa, isegi kui keegi ütleb sulle pahatahtlikult või solvavalt, kui sa võtad seda enda jaoks nagu easilt ja nagu funnilt, siis nagu sa ise, sul on jumala suva, kes mida sulle ütleb. Ehk siis su elu on endal palju lihtsam. Igas situatsioonis it helps. Take it easy. Take it easy. Peale. Ja nüüd meie viimane teema. Oletame, et siis meie Tinderi nipid, meie tekstimise nipid, meie DM-idesse slaidimise nipid töötasid ja te skoorite endale date'i. Yay! Good for you. Mis on järgmine hetk? Mis on järgmine teema? Sa pead kohtuma temaga. Me ei räägi otseselt nüüd selles bitis nagu headest date'idest, me räägime sittadest date'idest, sest et see on, millega meil on kogemust. Meil on kogemust ja muidugi samamoodi see, et millest mitte keegi rääkida ei taha, et mingi saad sõnu, ma läksin välja ja mul oli nii kohutav date. Mega awkward. See on lihtsalt see, et sa tahad unustada, sa oled nagu mingi kustuta mälust ära, lihtsalt see ei juhtunud just praegu minuga vaata. Sa lähed date'ile, see on sinu nii-öelda plaan A siis, aga sa arvad, et kõik läheb hästi, bla bla. Alati ei lähe. Siis sul peab olema plaan B. Mis on plaan B? Võta oma sõbranna, tüdruk
või siis ja leppige midagi kokku, et kui see date ei peaks hästi minema, mida te teete? Alati võimalus. Mida me tegime? Karmeli on hetkel õnnelikus suhtes, aga siiski oli ka tal see vana ja date-imise faas. Me kõik teame seda date-imise faasi. Ja võib-olla me kõik teame, et võib-olla mõnel on tõesti läinud kõik hästi. Tõesti vedaks hull, aga mul oli olukord, kus ei läinud nii hästi. Aga ühesõnaga muidugi ma andsin selle võimaluse endale, et ma ütlesin midagi, mida ma ei teeks mitte kunagi. On siis kohtuda inimesega, kellega ma muidugi nagu päris elus ei ole nii palju kokku puutunud. Ma olen saanud aga kokku, vaatame, kuidas see läheb. Ma ei võtnud seda esialgselt nagu date'ina, ma võtsin lihtsalt seda, ma tutvun oma inimesega. Aga nagu see on lihtsam öelda date selle pärast, et... Kaks vastassoolist inimest koos väljas. Kopitavad, mis iganes. Aga ma kuidagi nagu sisetunne ütles, et vaata, et kuna ma ei ole nagu teinud sellist asja, siis ma nagu tean, et ma ei tunne väga kergesti, väga nagu siuke... Sa ei viitsi oma aega raisata mingis situatsioonis, kus sa ei taha olla. Absoluutselt, täpselt. Ja mul oligi see olukord, et okei, ma pean siis mõtlema mingi plaan B välja, enne kui ma lähen sinna. Seega ma ütlesin Eliisile, et tüdruk, sina oled minu plaan B. Ja see tähendab siis seda, et kui see asi muutub liiga piinlikuks või liiga ebamugavaks minu jaoks, siis ma kirjutan sulle või helistan sulle, et nüüd on aeg. Mõtle midagi välja. Ja me mõtlesime enne välja midagi, et ma ütlesin lihtsalt lihtsustamiseks, et lihtsalt nagu räägi, vaata minuga nagu tõesti mingi probleem on. See peab näitlema, nagu see päriselt on. See toimub kõige paremini. Ja ongi, et ütle midagi, et see auto läks midagi katki. Kõige jubedam situatsioon, mis võib juhtuda. Auto läks katki. Ja ongi, ja ütleme nii, et ma leidsin selle sellise vaba hetke, millal ma sain Eliisile selle märguande anda, et plaan B on going on, ja helista mulle nüüd mingi paari minuti pärast. Ja Eliis helistas täpselt õigel hetkel. Tein. Ei ole nii. Tegelt. Päriselt ka vä? Kus kohas? Mul on nii tähtsad asjaolud praegu pooleli, aga ma olen nõus sinu jaoks kõik droppima. Ma tulen ja päästan sinu. Päästan, tegelikult ma olin nagu näitasin selle kutile, et ma päästan Eliisi, tegelikult Eliis päästas mind. Nagu ausalt. Ja Eliis oli mingi, okei, vaata, et mul siin midagi katki, vaata, vaida. Ma mingi automootor tiksub või mis iganes. Ühesõnaga, ja ütleme nii, et plaan B, ühesõnaga, kus me jõuda tahame, plaan B on väga tähtis, sul peab see olema. Isegi kui sul läheb see date hästi, vähemalt sa tead, et sul on see plaan B, et sa saad kindlalt ennast tunda. Kui sa nagu inimest kindlalt ei tea, kellega sa date'ile lähed, siis võta oma sõbrannad, leppige mingi asi kokku ja... Igaks juhuks, sellepärast, et ma nagu tunnengi, et see on lihtsam sinu jaoks, lihtsam teise inimese jaoks, vaata mõned inimesed on kindlasti nagu mingi, ütle talle otse välja, et nagu see ei ole see inimene päris. Võtaks päris ausalt, et nagu... See ei ole valetamine, see on lihtsalt siuke... See on viisakalt ei ütle. Sest et meie tüdrukutena nagu, kui mingi kutt käib sinuga ühel date'il ära pärast seda enam sulle kirjuta ja vasta, siis sa saad juba aru, mida ta mõtleb. Ja see on nagu, jällegi oleneb inimesest, vaata. Ma arvan, et sellel hetkel me oleme, kuna Eliis tegi täpselt sama asja mulle, et tema helistas mulle, me kasutasime sama plaan B-d, siis me teame, et me sellel hetkel oleme nagu, tunneme ennast nagu, et see on asi, mida meie teeksime, on see, et me nagu kasutaksime plaan B-d, mitte see, et plaan C, et ütled talle otse näkku. Sa ei taha inimestele haiget teha, lase nad nagu easilt minna lihtsalt, nagu las nad ise saavad aru, et ei olnud seda klappi. Sul ei pea olema väga palju kromosoone peas. Jaa, lihtsalt mõelge mingi asi välja, sa isegi pea ise midagi mõtlema, nagu ma helistasin sulle, mõtlesin mingi rämeda story välja, oh my god, ma lähen mingi, ma ei tea, Lasnamäel praegu mingi auto on kuskil tee ääres, mootor tiksub, plahvatab kohe, palun tule kohe siia. I got you, ma tulen mitte, et ma nagu mingi... Sa ise ka ei tea, mis story mul on sulle rääkida, sa ütlesid mulle lihtsalt ütle, et sul autoga midagi juhtus, vaata, ükskõik mõtle midagi välja. See pea hakkama seletama, mis täpsemalt toimub sinu sõbranna mingi SOS-is, sa lihtsalt ütled, et ma pean minema, see on kõik, mida sa tegelikult ütlema pead.
et ja tegelikult ongi see, et nagu ja ma ei hakanud nagu edaspidi ka nagu, et isegi kui see inimene nagu kirjutas mulle edasi, et siis ma nagu tegin piisavalt selgeks ja ma ütlesin talle nagu väga julgelt välja nagu, kuidas ma nagu tundsin, vaata, et nagu, et nagu, või noh, et jaa, et nagu, et kui ta ütles mingi siukest asja, et võime uue date'i teha, kuna see läks nagu sinu sõbranna pärast nihu, on ju, siis on nagu mingi, et ma päris hästi nagu ei tulnud klappi. Ja tegelikult see on nagu ainuke asi, mis ütlema pead ja see on nagu, see on siuke easy way. Ja ei, see ongi, see plaan B on selle jaoks, et sa ei taha rohkem seal date'il olla, kuna võib-olla see teine inimene tahab edasi olla, aga sa ütled, või sul on see plaan B selleks, et sa ei peaks temaga rohkem edasi olema ja kui ta pärast sulle kirjutab, siis sa ütled, et kuule, ma ei tundnud seda klappi, mis võib-olla sina tundsid ja siis Alright, tehnilised probleemid once again. Mingi #3 juba. #amatöörid. Here we go again. Nii. Aga põhimõtteliselt see oligi kõik, me andsime vist, ma arvan, mitu teemat me andsime? 4? Põhimõtteliselt? Ma arvan, et piisavalt esimeseks osaks. Ja there's more to come. Ja kindlasti esimene osa on see, kus me oleme kahekesti. Meid varsti näeb rohkemate inimestega, külalistega, surprise quests, et see on nagu siuke väike soojendus. Kui teile meeldib, väga hea, like and subscribe, followge meid Instagramis, followge meid Facebookis, likeige meid Facebook. Aga kõige olulisem osa, mida me tahaks mainida, on saatke meile kirju. Ja, palun. Kindlasti. Meie email on tüdrukud@gmail.com ja me ootame siis kirju teilt. Me kindlasti ei maini teie nimesid, kõik on anonüümne. Me lihtsalt loeme ette, me arutame nendest asjadest ja kirjutame oma kõige mingi hullemad jutud või hullemad kogemused. Sest muidu me räägime ainult enda mingi situatsioonidest ja nagu... Ja see ei pea olema nagu mingi seotud mingi kuttidega, see ei pea olema seotud... See ei pea olema seotud kuttidega, see võib olla seotud kas või sõbrannadega või mingisugust asjast, mingi siuke piinlik moment või mingi siuke moment, mille sa tead, et sa muidu ei räägiks avalikult sellest. Ma ei tea, et see on väärt rääkimist ja ausalt me ei ütle teie nimesi ja lihtsalt kirjutage meile, me loeme selle jutu ette ja ütleme oma arvamuse sellest, oma soovituse, võib-olla sellest te võite küsida ka abi meilt, mida me sellest arvame. Et mida teha siukses olukorras. Jah, et tüdrukudaofficial@gmail.com, kirjutage meile. Ja jah, nagu sa ütlesid, külalisi tuleb kindlasti veel, me hakkame tegema igast muid mingi ma ei tea, mänge, mingeid bitte siin. Et see ei ole ainult jutt. See ei ole ainult meid, jaa. See on nagu, see on lihtsalt väike siuke warm-up teie jaoks. Et meil tuleb siin igasuguseid põnevaid asju, nii et ma olen ise nii excited. Et me lõpuks tegime ära sellest mingi salaskatte all, me oleme Liisiga rääkinud sellest juba tükk aega. Mingi aasta. Aasta, jaa. No tegelikult ongi aasta alguses me rääkisime. Ja meil on tulnud vahepeal nii palju olukordi, kus me oleme lihtsalt nagu... Me peame selle ära tegema, mis juttu me praegu räägime, nagu miks me ei filmi seda, mis me praegu räägime. Ja, siis me oleme lihtsalt okei, see on nagu, see peab juhtuma ja siin me oleme. Nii et meie tunneme ennast väga hästi siin olles ja me loodame, et teie tunnete väga hästi seda kuulates ja kirjutate meile ja kui te isegi kirjutada, siis te vähemalt aitäh teile, et te olete seal olemas ja vaatate meid. Ja kindlasti, kui teil on midagi isegi nagu kritiseerivat öelda, öelge. Muidugi, selles suhtes, et me ei ole mingised, me ei ole kunagi sellist asja teinud nagu Eliis on enne nagu vlogin, YouTube'i teinud, ma vaev olen midagi taas isegi teinud, et võib-olla kõik kuuleme, et ma Snapchatis ja Instagramis mingise väikse story teinud, aga jutu story. Konstruktiivne kriitika on alati oodatud, kui sa tahad lihtsalt heiti panna, paneme Prolli teeme eraldi biti sellest, kus me loeme mingeid debiilseid heit-kommentaare ja me paneme sulle vastu midagi teravat. Aga need, kes kõik teavad mind ja Liisi, siis you know, we could care less. Nagu ausalt, ma arvan, et see, et me siin juba oleme, ütleb teile kõik, et peale kõike seda, mida Eesti rahvas on näinud, mis juhtub eestlastega, kes julgevad minna kaamera taha, siis me tuleme siia ja me näitame teile, et me võime rääkida teiega ükskõik millest ja... We don't care what you think. Aga... We care if you care. If you don't care,
we don't care. Ei, kui see on nagu lihtsalt siuke, et see on nagu mingi sinu negatiivne arvamus lihtsalt nagu kogu selle asja suhtes, don't care less, aga kui sul on kindlasti mingisugused soovitused, negatiivsemad, positiivsemad, mis iganes. Konstruktiivne kriitika, kui sa reaalselt arvad, et mingi asi annaks meil parem olla mingil viisil, siis ütle ja me ei võta seda absoluutselt kuidagi negatiivselt. Ühesõnaga, meie Instagram, Tüdrukud Official. Meie Gmail, tüdrukudoficial@gmail.com. Me mõtlesime, et me teeme TikToki. Võib-olla vaatab, me anname teada. Me ei ole päris kindel, meil täna tuli jutuks. Teeme võib-olla TikToki, vaatab, et see asi on nagu täielikult läinud viimasel ajal. Et huvitav, võib-olla mitte. Eks te vaatate, eks te otsige, võib-olla leiate meid, kui leiate, siis järgige meid ka seal, ehkki tuleb sealt tead contenti. Telgitagused maailm tuleb sinna pigem. Mis juhtub, kuidas see asi kõik siin käima läheb. Instagramiga kindlasti. Jaa, absoluutselt. Ja samas tegelikult võib ka kirjutada meie DM-i. Et selles suhtes, et kui sa ei ole väga Gmaili kirjutaja, siis muidugi võib ka DM-i. Kirjuta oma jutt meile Instagrami DM-i. Või Facebooki, meil on Facebook ka. Kõik on meil olemas. Kõik! Got you all. You name it. Ütleme nii, et... Me peame LinkedIniga tegema ju. Mis asja? LinkedIni, siis meil on kõiki nagu business. Business. Kuule, aga teeme clocking out. Jaa, clocking out. Ütleme nii, et nende teemade lõpetuseks kõik sitad asjad, mis sinuga juhtuvad, esiteks kirjuta meile neist. Teiseks. Need juhtuvad põhjusega. Ja kui sa ei saa isegi aru mingi päev enne 2 nädalat hiljem, 6 aega hiljem, miks need juhtusid sinuga, siis tea, et üks hetk sa saad aru ja sa oled tänane. Sa saad hakkama ja sa tuled välja sellest, isegi kui see tekitab sulle negatiivseid emotsioone, sa saad sellega hakkama lõppude lõpuks. Elu on seiklus. Embrace it. Ja tüdrukud, clocking out. Hey! Peace. Oh, normid tibud ju. Me pole mingid tibud. Me oleme fucking tüdrukud.